Jaa, kui eelmise sajandi algul oli Teremin selline mees, selline insener, kes mõtles välja ühe masina, millest ta ei teadnudki, kas sellest saab midagi. Ja alati peab küsima, et mis masinast saab. Tema arvates ta mõtles välja sellise omalaadse muusikainstrumendi, sest eelmise sajandi algul muide elektriga oli seotud väga palju müstikat. Ja kui kuulajad esimest korda seda masinat kuulasid, võiks öelda, sellist muusikainstrumenti, siis nad mõtlesid, et see on seotud sellise müstilise eetriga ja sellise elektrimasinaga. Kui ma nüüd ütlen praegu, et ma lähen sellele antennile lähemale, siis nad pidid kuulama saalis sellist imelikku häält, mis oli just nagu kuskilt kaugelt, kas või Marsilt. Nüüd Teremin tegelikult ju, kui ta oli leiutanud selle masina, arvas, et ta võiks seda kogu maailmale näidata. Siin on antenn, millest ta koosneb. Siin sees, selle raadio sees, on saatja ja vastuvõtja korraga. Ja nüüd, kui ma panen käe antennile lähemale, siis see saatja vastuvõtja läheb häälest ära. Ehk siis Teremin oli leiutanud lihtsalt ühe raadio, mis muutis muusikaks või helideks, muutis häälest ära minemise, ehk siis sellise mitte häälestamise. Ja nüüd, kui ma panen selle käe siia lähemale, nii, ja nüüd võtan teise käe juurde, nüüd ma võin seda isegi moduleerida. Tegelikult ta kiirgab raadiolainet ja võtab tagasi ja nüüd muutub see mahtuvus, mina muudan selle mahtuvust ja muudan sagedust ja seda siis, et Teremini hääl meile kostubki siis läbi demoduleerimise. Nüüd raadiosaatja tegelikult ju nii töötabki, et kui keegi peaks antenni juurde minema, siis sagedus muutub. Selleks pannaksegi raadioantennid tavaliselt kuskile, kuidas öelda, kõrgele ja kaugele eest ära, et nad kiirgaks selle võimsuse siis nii-öelda maailma ruumi ja maakera ümbruses atmosfääri laiali. Aga see instrument siin praegu töötab kuskil umbes 10 sentimeetri raadiuses, nii et kui ma panen käe niimoodi, siis on selline, ja nüüd lähen lähemale järjest ja sagedus muutub. Ehk siis seal sees on just nagu selline seadeldis, mis tegelikult lahutab selle fikseeritud sageduse ja põhisageduse omavahel ja siis see tulem, see, mis me kuuleme, see ongi see hääl ja nüüd, kui ma seda muudan, saan sellise vibraato teha. Nüüd kujutage endale ette sellist pimedamat ruumi, kus kõik kuulavad ja vaatavad selle ekraani peale, siis tuleb üks mees välja kikilipsuga või siis üks naine ja hakkab seda pilli mängima. No siis Clara Rockmore oli üks sellist, kelle kohta öeldakse, et ta oli maakeral peaaegu ainuke, kes oskas seda pilli õieti mängida. Kaasajal on Tereminid täiesti tuntud ja tavaliselt kasutavad rockbändid neid, ütleme, kui nad tahavad oma kuulajatele ja vaatajatele mingit muljet avaldada, sellepärast, et siis tuleb keegi välja ja hakkab selle pilliga mängima. No muidugi, ta on tempereerimata, te ei näe ju siin mingeid noote ega mingisuguseid selliseid jaotusi, millega ma võiks öelda, et ma olen 3. oktavi näiteks C peal. Nii et see on täiesti võimatu, aga see vastu, kui ma teen sellise imeliku näo juurde ja siin natuke kätega niimoodi tegelen just nagu mingis ulmefilmis, siis need hääled kostavad ja kajavad niimoodi mõnusalt laiali, niimoodi. Ja see on väga tundlik muide, sellepärast ta peabki tundlik olema. Jaa, juba. Nii. Antenniga mängimine, raadioantenni mängimine. Ehk siis Teremini saavutus on jõudnud nii-öelda inimesteni. Ja eelmise sajandi algul, kui juba oli paigas arusaam sellest, et raadio on tegelikult võimalik, siis jäeti, ütleme, sellised enamuse raadiosageduse kõrgemad osad või seal ka, kesk- ja kõrgemad osad jäeti seal amatööridele. Ja mida rohkem tekkis raadiosaatjaid, sellised riiklikke raadiosaatjaid sinna kesklaine alale, seda rohkem tegelikult mindi ja pressiti need sellised amatöörid, kes tahtsid ka raadioga tegeleda, üles sinna kõrgematele sagedustele, ehk seal, kus on laine, raadiolaine on lühem järjest, sellepärast ongi nimetus lühilained. No selline väike pisikene antennikene muidugi võib-olla ei võtnud kõike vastu, aga kui raadioamatöörid hakkasid ehitama, ehk siis sellised oma raadio vastuvõtjaid,
või saatjaid, siis juhtus midagi imelikku. Nimelt kostsid raadiolained kaugemale, kui tegelikult arvati. Nad kostsid jälle 1000 kilomeetrit, võib-olla 600 kilomeetrit, sellised, kuidas öelda, raadiosidet siis amatööride vahel muutusid järjest tihedamaks ja teadlased pidid üle vaatama oma arusaama sellest, mis asi on tegelikult lühilaine ja kuidas ta levib. Nimelt siis, ma ei hakka siin kätega gloobust ette võtma, nimelt on olukord selline, et kui meil on maakera, siis selle kohal on ionosfäär, sellest ei teatud mitte midagi, sest rakette ei olnud. Ja nüüd juhtus sedasi, et kui lühilaine peegeldus üles ionosfäärile, siis ta peegeldus sealt alla tagasi teatud nurga all ja leviski kaugemale. Ja samamoodi, kui saatja saatis oma signaali peegeldusega, see peegeldas mitu korda, vastuvõtja täpselt samuti. Ta kuulis seda kõike. Ja siis tekkisid sellised olukord, kus amatöörid olid lühilaine ala peal, sinna nad jäetigi ja seal nad rõõmsalt tegutsesid edasi, sest ionosfääri kohta ei olnud mitte mingisugust teaduslikke arusaami, mismoodi see peaks toimima. Teati, et kuskil on virmalised ja kõik muu ja muidugi ulmekirjanikud haarasid sellest kinni ja osutasid, et tegelikult see on mingi raadiokaja ja see kostab kuskile kaugele kosmosesse. Tegelikult on asi väga lihtne. Veel kord, meie kohal on ionosfäär, päeval pressitakse ta nii lähedale päikese tuule poolt, et seal raadiolained levida ei saa, öösel tõuseb see ülespoole ja siis võid kuulda näiteks raadiojaamasid, mis on 4, 5, 6 tuhat kilomeetrit kaugemal. Milleks seda lühilainet üldse vaja on? Aga loomulikult ta on olemas ja seda saab lihtsalt kasutada. See on just selline, nagu internetis öeldakse, et on täiesti tühi ruum, pange sinna oma kodulehed ja hakake üksteisega suhtlema. Samamoodi lühilained olid siis selline omalaadne suhtlusvorm. Ja üks asi veel. Kui lühilaine amatöör suhtleb teisega, siis tegelikult nad enamus aega räägivad ainult sellest, mis on nende võimsus, saatja võimsus, antenni tüüp, milline on kuuldavus, kas mürasid on palju, mis on temperatuur koha peal, öeldakse veel, siis soovitakse head aega ja minnakse järgmise juurde. Ja niimoodi ongi kogu see lühilaine ala täidetud nende amatööridega, kes kõik üksteisega suhtlevad. No osa on sama vanad kui mina näiteks parasjagu, ütleme, nemad suhtlevad ja küsivad, et kuidas läks ja neil on kaasaegsed vastuvõtjad, saatjad, eks ole, võimsused on suhteliselt väikesed ja nad võistlevad sellega, kes on saanud kõige nõrgema saatjaga kõige kaugema signaali kätte. No näiteks oled Eestis, ütleme Tallinnas ja räägid tulemaaga, eks ole, Tšiili, seal see kõige alumine ots, et tulemaa. Räägid sellega, sa oled juba päris tähtis, sa oled saanud väga tähtsa sellise plusspunkti endale või nii-öelda linnukese kirja. Et selline see lühilaine on. Aga eelmise sajandi algul oli küsimus sellest, kuidas genereerida püsivat sellist, kuidas öelda, lühilainet, sellist, ütleme, mis kandesagedust, võiks öelda selle nimi, mis siis antenni toidab. Ja kandesageduse jaoks, siis kui tekkisid lambid, aasta võis olla 1922, 24, seal 26, lambid olid olemas ja see on üks selline suur lamp siin ja kui me nüüd seda lampi vaatame, siis te näete, siin on enamus on tühjus sellest lambist. Mina olen siia pannud ka ühe väikse valguse, mis just nagu näitab, kuidas see lamp on hõõguma hakanud. Siin sees on hõõgniit ja tegelikult siin sees on vaakum, tegelikult on päris vaakum, väga kõrge vaakum ei ole, aga piisab, et elektronid hakkaksid liikuma siit sellelt väliselt kihilt sinna sissepoole või siis vastupidi väljapoole. Ja näete, siin kohas on üks selline mumps, ühesõnaga see siit klaasi seest ja siit kohast läks siis antenni see kaabel. Et selline lamp on päris suur, muide ta tahtis saada pinget 2100 volti. 2100 volti ja ta võttis nii palju võimsust, ma võin öelda, et umbes nagu saunaahi. Nii et üks selline lamp selle oma võimsusega võrdlub saunaahjuga, seda tuleb teil kütta ja siis te saate selle lambiga saata signaali, no näiteks 1500 kilomeetri kaugusele. Kuna tegemist ei ole internetiga, eks ole, siis raadiolainet, see on ikka hoopis, nagu ma ütlesin, selline müstika. Lambid hõõguvad, vastuvõtjad töötavad, kõik väiksed lambid, suured lambid ja siis te olete sealt sees nagu sukeldunud sellisesse raadiolainete ookeani, kus see kõik siriseb, säriseb, vahepeal keegi räägib midagi, saadetakse vahepeal morset või mingit signaali, millest tegelikult mitte midagi aru ei saa ja siis keegi räägib natukene sellise käriseva häälega sellest, kuidas näiteks tema antenn on, ütleme, tehtud mingi jottantenn ja kusjuures siis signaal saadetakse seal antennist üles, see on teil tavaliselt katusel ja sagedus võib seal olla näiteks 144 megahertsi, aga vanasti lühilaine oli 31 meetrit, 17 meetrit ja kui ma nüüd meetritele üle lähen, need on sellised, ütleme, 20-30 megahertsi, seal 40 megahertsi, sellised signaalid, mis siis megahertz tähendab siis miljonid võnkeid sekundis. Nii et lühilaine on selline omapärane ala, mis jäetigi amatööridele ja ta on siiamaani amatööride käes. Küll aga kaasajal kõik mobiiltelefonid ja kõik muu side on läinud gigahertsidesse hästi kõrgele üles. Ja seal muidugi käib elu ainult vaatepiirkonnas.
sest see gigahertside, terahertside piirkond, mis veel kõrgemale läheb, sisuliselt raadiolaine töötab täpselt samamoodi ja toimib nagu valgus. Selleks ongi antennid väga kõrgel, sest kui antenn ei ole kõrgel, siis see signaal ei levi, jääb isegi kinni näiteks lumisesse metsa. Nii et sul ei jäägi muud üle, selles mõttes, et kui sa tahad näiteks gigahertside peal mingit saatjat saada, no ütleme näiteks mingit security või mingit muud antenni või kaamera saatjat, siis sa pead selle panema niisuguse koha peale, kus lumi seda ei kata või näiteks ei ole plekist katust ees või veel midagi. Nii et see tegelikult raadiolained, need, mis on seal allpool, mille sagedused on allpool ja lained on pikemad, siis need levivad paremini, aga näiteks juba seal ütleme FM-raadiod näiteks sellised, mida me kuuleme ka raadiod Eestis, need levivad ainult nii kaugele muide, kui siit tornist paistab. Näiteks antennid on seal üleval pool veel natuke ja siis vaatad sinna horisondile, näed seal ühte maja ja võib arvata kindlalt, et seal maja juures, kui antenn on, siis nad veel kuulevad. Aga nad ei kuule 1000 kilomeetri kaugusele. Nii et selline on see, ütleme see jaotus, selle lainete jaotus. Nii et madalam ots, keskmine ja lühilained ja siis ultralühilained, kõik võimalikud, mis siis ülespoole lähevad. Et see ongi raadiolained ja muidugi raadioks nimetatakse ikkagi seda, kui keegi istub stuudios, räägib mikrofoni ja siis läheb antenni ja siis kõik kuulavad seda. Et kuigi kõik teised on ka raadiolained, aga kokku nimetatakse seda kõike elektromagnetlaineteks, eks. Ja Morse oli tegelikult väga pikka aega inimestevahelise suhtluse ja kommunikatsiooni aluseks. Samuel Morse poolt välja mõeldud süsteem aitas väga palju, sellepärast, et tekkis täiesti omaette seltskond inimesi, kes tegelikult Morsest teadsid. Need olid niisugused, kuidas öelda, hästi meelde jätvad operaatorid, kes õppisid väga ruttu, õppisid näppudega manipuleerima sellist keerulist seadeldist või mis te siin isegi näete, kas ta on väga lihtne. Nii et juhtmed olid seal küljes, see oli Morse võti. Ja kui ma seda niimoodi teen näiteks, siis võib-olla see signaal ei jõuagi teieni välja arvatud ühel juhul, kui teil on samuti kirjutatud siia Samuel Morse märkide süsteem ja on suur tabel. Selle tabeli peal on siin kõik tähed märgitud ilasti ja nendel on selline kombinatsioon punktid, punkt ja kriips, punkt, kriips, punkt, kriips. Ja näiteks kui me võtame 3 punkti ja T on jälle üks pidev kriips. Ja kui ma nüüd tahan kirjutada midagi, siis ma kogu aeg mõtlen, et punktid on mul peas, näiteks kriips, punkt, eks ole, või siis võtame siit näiteks, võtame numbrid, see on kõige lihtsam, eks ole, ma korrutan nüüd ühte numbrit, see on siis 3 pikka kriipsu, 2 punkti. Aga kui ma nüüd 7 annan, siis annan 2 kriipsu. Või näiteks 6, eks ole. A 5 on jälle 1, 2, 3, 4, 5, eks ole. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Võtame 7. Nii et Morse tegelikult võimaldaski seda informatsiooni edasi anda. Aga muidugi see kiirus oli ju väga madal, nii et näiteks kui me tahame mingit pikka sõnumit saata, ütleme mingisugust kirjatükki või lausa romaani, siis selleks võis kuluda ju nädalat, ega keegi sellist asja edasi andnud. Küll aga kaubateated, näiteks kui pandi esimesed kaablid Ameerika ja Euroopa vahele, mis siis tegelikult toimus? Toimus see, et saadeti edasi igast kaubateated, börsiteated saadeti edasi, et kui palju dollar maksab, kui palju see maksab, mis siis juhtus näiteks, et kas mõni kroonitud pea on jälle, ütleme, seal saanud nagu kuningaks ja võib-olla juhtus temaga midagi hulka halvemat näiteks või kes kellega abiellus, ütleme, miljonärid saatsid ja mingi teate ülekandmine võiks päris palju maksta. Nüüd telegraafiga, tegelikult telegraaf on Morse eellane, ehk siis olid pikad juhtmed ja selle juhtmetega saadetigi samamoodi edasi näiteks neid signaale, olid siis telegraafi juhtmed, nagu me teame vanadest kirjandustest võib lugeda, et telegraafi juhtmed katavad kogu maakera, eks ole. Aga kui tulid juba kaablid ja kui tuli raadiolainete saatjad, siis kogu Morse kolis muidugi raadiolainete alale ja siis tekkisid seal väga spetsiifilised seadmed. Mina siin klõbistan aeglaselt, aga nüüd kujutage endale ette, et kui te võite kokku pakkida näiteks mingisuguse sõnumi, mis koosneb näiteks ütleme 100 lausest, pakite selle kokku ja saadate ülikiirelt edasi. See on täiesti võimalik ja vastupoolil jälle samamoodi tuleb see lahti võtta ja seda nimetatakse siis mitmesuguse, ütleme selliseks kokku pakitud ja siis kui ma panen kõrvaklapid pähe näiteks ja hakkan seda kuulama, siis ma tegelikult ei saanud midagi aru, sest see oli selline virin ja võrin ainult, eks ole. Ma olen ise oma kõrvaga seda virinat ja võrinat kuulnud, ütlen, et sealt mitte midagi aru ei saanud. Et Morse, ta oli, ma kuulsin Morse, aga mis edasi, aga inimestele meeldib.
ehk siis veel kord, kui ma räägin näiteks, võtame oma nime, eks ole, siis punkt kriips näiteks, siis punkt kriips, siis võtame siit R-tähe, ütleme punkt kriips, punkt näiteks, ja siis võtame veel E-tähe, eks ole, selle aja peale tavaline, ütleme, 20. sajandi alguse telegrafist või siis ütleme, morsesaatja oleks ammu juba läinud ära, ta on tüdinenud sellest, kui ma saadan oma nime edasi. Ja nüüd keegi ütleb, et kuule, et tere, ma olen siin või et mis mul ilm on, et sellised asjad võtsid päris palju aega. Nii et professionaalsed tegelased muidugi töötasid siis nii-öelda nendes jaamades, raadiojaamades, kus nad saatsid oma signaale. Nüüd tegelikult ju morse saatja koosneb ainult sellest, see, mis siin on, see morse võti ja ta lihtsalt ühendab seda signaali, sellist mingit piiksu, mis on siis, ütleme, see heligeneraator näiteks 800 hertsi või 1000 hertsi, ühendab selle kokku ja siis tekibki niisugune, eks ole, niisugune. No kuulge, siukesed toksimised, nüüd kujuta endale ette, et sul on selline suur jaam, kus toksivad seal, ütleme, 10, võib-olla isegi 100 inimesed, klapid on neil peas ja siis nad võtavad jälle neid vastu. Nii et see võis kõik väga hea välja näha. Mina isiklikult ei ole nii vana inimene, et ma üldse seda teaks. Aga mul on siin ka väike lambikene kõrval, nii et nad kujutavad endale ette, et kui ma seda voltmeeter ka, eks siis kui ma siit praegu niipidi vaatan seda, siis ma näen, et see dubleerib, eks ole, et selles mõttes jah, see on, ma nimetaks seda dubleerimiseks, ehk siis mul on praegu 3, ma kuulen siit oma klõpsuga ja siis ma näen tegelikult seda, kuidas lambikene töötab ja siis on siin sees veel siis see voltmeeter, mis näitab seda pinget, seda ja signaali tugevust, mis siis läheb saatjasse edasi. Nii et sedasi see morsemasin töötas ja ma võiks öelda, et päris edukalt. Morse vist, kui ma ei eksi, tunnistati nüüd mitte adekvaatseks kuskil, et seda ei kasuta. Küll aga kasutavad seda kõik lühilaine amatöörid edasi, kes aga vähegi tahavad näidata seda, et nad oskavad morset kasutada. Plasmapall on tema leiutamisest alates eelmisel sajandil väga palju uudishimu tekitanud inimeste hulgas. Mis asi ta siis tegelikult on? Kas ta on nüüd päris raadiosaatja mingisugune või on ta lihtsalt selline ilus asi või on ta hoopis mingi müstiline seadeldis? Tegemist on tegelikult selle kombinatsiooniga kõigest. Loomulikult ei ole ta päris raadiosaatja, aga tal on üks imelik omadus. Ta nimelt siin sees on peaaegu vaakum, ehk siis väga hõre gaas. Ja see gaas mõnes mõttes sarnaneb sellega, mis on üleval seal maakera kohal ionosfääri tasandil ja veel kõrgemal, nii et kuskil seal 80 kilomeetrit, ütleme 100 seal kõrgemal, on siis selline, kuidas öelda, virmalised, et need, mis tekitavad raadiohäireid. Ja see kõik meenutabki selles mõttes sellist virmaliste masinat ja samas see kõrge pinge, mis siin sees on, võib-olla kasutajad ei tea seda, aga see kõrge pinge, siin on ta, ütleme, paar tuhat volti ja nüüd need sellised plasmajoad läbistavad selle siis sellise madala rõhuga ala, ehk siis just nagu sellise kosmose ja jõuavad minu näpuni välja. Kui me nüüd läheme sellise ilusal talveõhtul, talveööl võiks öelda välja, kus siis ionosfäär on kõrgel ja üleval ripuvad võib-olla isegi näiteks virmalised, siis me võime endale vabalt panna klapid pähe ja lühilaine alal näiteks mingisugusel kuulata sellist särinat ja mürinat ja kärinat ja see tegelikult tulebki sellest, et sellised plasmajoad seal üleval siis liiguvad selle maakera läheduses selles hõredas ruumis, kus on veel gaasiaatomid. No tegelikult on ka päike nimelt raadiosaatja. Ta kiirgab tohutus võimsuses teatud sagedustel energiat ja rikub ära üsna palju raadiosidet, eks ole, nii et ega päeval tegelikult lühilainet ju, nagu ma ütlesin, lühilainet ei saa päeval kuulata, vähemasti mitte kaugsidet. Nüüd, kui ma tegelikult moduleeriks seda, et mida tähendab moduleerimine, kui ma praegu seda generaatorit siin moduleeriks, siis võib-olla isegi see kostaks sellise kärina ja mürinana seal kuskil selles raadiosaates, aga ma tegelikult moduleerin seda oma näpuga. Ja kui me nüüd hakkame mõtlema, et mida see teeb, siis veel kord, ta sümboliseerib sellist, kuidas öelda, inimese üleolekut sellest loodusnähtusest, et me kasutame teatud loodusnähtus, me kasutame seda, mis raadiosagedusi mõnes mõttes nagu aitab levida inimeste vahel. Nii et seda sorti masin, nii et kui me kujutame endale nüüd ette, et see keskmine osa on maakera ja siis siin ümber on selline kosmos ja nüüd selles kosmoses on niisugused, näete, multivälgud väikesed, mis siis otsivad oma asukohta ja siis, kui ma see käe vastu pahen, siis ta just nagu suhtleb minuga. Nii et tegelikult ju raadio on ka ju inimeste omavahelist suhtlemise vahend, eks ole, et me saadame signaale kuskile, võib-olla isegi kosmosesse. Eelmise sajandi algul ehk siis 20. sajandi algul ulmekirjanikud kirjeldasid seda, kuidas selliste kiirgavate tornidega, nagu nad ütlesid, kiirgavate tornidega saab saata
raadiolained siis kosmosesse, näiteks Marsile ja marslased võtavad need vastu. Ja loomulikult Tesla oli, Nikola Tesla kuulus leiutaja, oli üks selline mees, kes andis nendele palju alust, teatades, et tema seadmed on tõesti võimelised läbi kosmilise ruumi saatma siis signaale. Ja loomulikult oodati siis Marsilt vastuseid. Tegelikult üks kõige võimsamaid kiirgajad, nagu ma ütlesin, on Päike ja Jupiter on veel väga võimas kiirgaja. Nimelt siis, kui päikese tuul satub siis sellisesse magnetvälja ja satub selle kõrgendatud energiaga vöönditesse, siis ümber maakera on ka näiteks Van Alleni vöönd, millest ei teatud midagi ennem seda, kui raketid kosmosesse saadeti, siis seal muidugi on tohutud häired, need genereeritakse neid häireid juurde ja me saame need raadioga vastu võtta. Ja see on siis niisugune kärin ja mürin ja see meenutab tegelikult niimoodi, nagu traktor töötaks, ühesõnaga, siis vahepeal on mingi virrid ja vurrid. Nii et tegelikult see kõik on nagu äärmiselt huvitav. Paned klapid pähe ja kuuled näiteks Jupiteri raadiosaadet Jupiterilt. No kõnet ja heli ja sealt mingisugust popi, rocki ei kuule ega diskot küll, aga siukest raginat surmur. Ja see tegelikult sümboliseerib põhimõtteliselt see sama. Plasmapalli sagedus jääb kuskile sinna 15-16 000 hertsi vahele, nii et see on siuke väike ja virmaline tegelikult.